et ega siin pikemalt ei peagi jahuma, sest et lavale on tulemas järjekordne väga põnev esineja. Tema on nimelt piloot. Ta on Air Balticu piloot nimega Kalev Tarma ja ta hakkab meile rääkima teemal pilvepiirilt kogutud inspiratsioon ja julgus. Kalev töötab piloodina Air Balticus, nagu mainisin, kuhu ta võeti tööle juba enne Eesti Lennuakadeemia lõpetamist. Igapäevatöös lendab ta Bombardieriga, ma loodan, et ma hääldust väga võssa ei pannud. Erialale kohaselt veedab ta ka vaba aja reisides ning plaanib lähitulevikus maakerale ringi peale teha. Henri, sa just tegid seda. Jaa, sa röövisid selle koha minult ära. Sorry. Ei ole hullu. Ma tahtsin just öelda, et ma lugesin, et siin tahad reisi ümber maakera teha. Jah. Ma räägin ära, miks tuleb kindlasti minna Lennuakadeemiasse õppima. Ma olen ise ka Lennuakadeemias õppinud ja lõpetanud ja teile kindlasti meeldivad lennukid ja teile kindlasti meeldib reisimine. Ja kui te töötate mõnes heas ettevõttes, siis on reisimine teie jaoks nii odav, et isegi bussiga Tartusse sõitmine on kallim. Ja siis ma võtsin täiesti spontaanselt ette, nüüd paar päeva varem, ma ostsin omale lennupiletid ümber maakera. Ja ma ei tea küll, millise marsruudi teie olete paika pannud, aga mina siis käisin hästi kiiresti niimoodi, et mul oli 3 unistuste kohta, kuhu ma tahtsin minna. Los Angeles, Hawaii ja Jaapan. Ja sellises järjekorras ma lendasingi kõik läbi. Ja ma ütlen ausalt, need lennupiletid olid nii odavad, et isegi Maxima müüja oleks saanud neid omale lubada. Aga ma ei tahtnud mitte sellest rääkida, vaid loomulikult ma tahan öelda seda, et ma kuulan väga tähelepanelikult, mis te nüüd räägite, ja ma kindlasti küsin siis väga raskeid küsimusi. Ja teie ka, olge valmis. Ma korraks peatuksin tegelikult selle teemal veel, sellepärast, et tegelikult aus olla, siis täpselt 2 nädala pärast ma kavatsengi minna reisima ja mina plaanin minna läbi Vietnami, Melbourne'i, Costa Rica, kes teavad tiiru ära. Küll aga sina tegid seda vaata õiget pidi, ma kuulsin, et teistpidi reisides pidi see jetlag kohutav olema. Jaa, täpselt minul oli see asi, et iga kord, kui ma uues kohas olin, siis mul läks hommikul kell 6 juba uni ära ja ma olin valmis, et uus päev ja nii, aga kui vist vastupidi minna, siis on kogu aeg uni. Saab kindlasti huvitav olema. Ma praegu nägin vaeva kõne valmis teha ja nüüd ma homme hakkan viisasid tegema. Ahaa, väga hea, väga lahe. Okei, lava on see teie. Aitäh teile. Nagu te vist juba panite tähele, siis tõepoolest mina olen Kalev Tarma ja ma tulin rääkima teiega natukene motivatsioonist. Selle jaoks on mul valmis teile 3 lugu. 3 lugu minu enda elust. Ma alustaksin sellest, kuidas mina üldse jõudsin Lennuakadeemiasse. Mingil ajal, ma nüüd ei mäleta päris täpselt millal, muutus küsimus, kelleks sa saada tahad, hästi tavapäraseks. Ja selle küsimuse puhul ma märkasin, et kõigil minu ümber oleks nagu olemas tõepoolest plaan, mida nad teha tahavad. Teisena ma märkasin, et ainukene vale vastus sellele küsimusele on ma ei tea. Nii kolmandaks, ma absoluutselt ei teadnud. Kuna küsiti ju siirast huvist, et sind aidata natukene sinu eluteel, siis mõtlesin mina välja enda jaoks plaani. Minu jaoks oli plaan minna matemaatikat õppima ja ma tahtsin saada matemaatikaõpetajaks. Jõuab siis kätte 12. klassi lõpp ja tuleb aeg hakata avalduse esitama. Esitan siis mina avalduse ära matemaatikasse ja üllatus oli minu jaoks väga suur, kui ma sain teada, et ma ei olegi automaatselt sellel erialal sees. Vastu võeti 30 inimest ja ma olin kuskil stratosfääris. Mul ei olnud isegi lootust sisse saada. Vähemalt niimoodi see tundus minu jaoks. Aga mida nüüd? See oli minu ainukene plaan ja seda ma tahtsin teha. Ma ei taha alavääristada matemaatikaõpetajaid, aga ma kunagi ei uskunud, et minusugusest inimesest võiks saada piloot. Ma panin küll sisse avaldusega õhusõiduki juhtimise erialale, aga see oli puhtalt huvist näha katseid, sest ma kuulsin, et katsed pidid olema kohutavalt rasked. Õhtu enne katseid vestlen ma MSN-is, see oli enne Facebooki aega. Vestlen MSN-is siis enda sõbraga, kes siis oli samuti pannud sisse enda avalduse ja see oli ka lihtsalt sellepärast, et minna neid katseid vaatama. Kell oli juba pärast 1 ja me siiamaani ei olnud ära otsustanud, mida teha. Vabandust mu kõnepruuki, aga saatuslikuks sai minu poolt öeldud sõna kell 1.16, kui ma ütlesin pohhui, lähme. Sellega oli asi otsustatud. Me kohtusime kell 6 hommikul bussi peal, me sõitsime Tartusse ja me jõudsime neile katsetele 2 minutise varuga.
Niimoodi, et sul oli ühes taskus oli pastakas ja teistes olid energiajoogid ja snickersid. Ma ausalt igatsen meeletult seda aega, kui 7-tunnised katsed tundusid täiesti tehtavad pärast 3 tundi magamist. Ja need katsed ei olnud nagu tavaline eksam või kontrolltöö. Need katsed olid sellised, et sulle anti iga ülesande jaoks anti aega 1 minut. Kui see minut sai täis, siis pöörasid lehe ümber ja hakkasid tegema järgmist katset või järgmist ülesannet. Selline ajaline surve ning see tunne, et sa ei jõudnud ühtegi asja valmis, see tekitas meeletult palju stressi. Veidral kombel oli mul väga tore. Läks mööda nädal ja me saime tulemused. Ja minu üllatus oli tõepoolest taaskord tohutu, kui ma sain teada, et katsetel sain mina 99%. Ma sain 230 inimesest esimeseks. Ma kõhklesin endast nii väga, et ma oleksin peaaegu jätnud tegemata enda elu kõige õigema otsuse. Ma olin täiesti veendunud, et mul ei ole mitte mingit lootust sinna sisse saada. Aga ometi ma sain. Kõige ebaõiglasem asi, mida saad enda jaoks teha, on alla anda, enne kui sa oled andnud endale võimaluse. Teiseks sooviksime rääkida teile ühest väga isiklikust motivaatorist. Mingil hetkel meie kõigi elus mängivad vanemad väga suurt rolli. Ja ma üritasin enda isale tõestada aastaid, et ma ei ole nii rumal, kui ta seda arvab. Kui ma sain sisse Lennuakadeemiasse, tundsin ma, et ma saavutasin midagi. Ma tundsin, et ma olen kuhugi jõudnud. Ma rääkisin talle sellest, aga tema minusse ei uskunud. Ta ütles mulle, et ma peaksin jääma Tallinnasse ja ta ütles mulle otse. Ta ütles mulle, et 3 kuuga kukud sa välja ja tuleb koju tagasi. Paraku mina olin otsuse teinud. Ma otsustasin, et ma annan Lennuakadeemiale ja eelkõige ma annan iseendale võimaluse. See oli väga raske otsus, aga siiski suure tüliga ma läksin Tartusse. Te ei saa jätta enda elu elamata, kuna keegi ei nõustu teiega. Ja see oli minu poolt väga õige otsus. Ja õppimine Lennuakadeemias ei ole mitte midagi lihtsat. Ma saan nüüd tagasi vaadata ja tõepoolest öelda, et Henri kindlasti nõustub, et esimesed 2 aastat oli väga tore. See oli soojendus. Aga pärast seda tuli erialaõpe. Ja selleks, et see lõpetaksid piloodi eriala, tuli meil teha 14 eksamit. Ja süsteem on geniaalne, sa pead tegema 14 eksamit kõigepealt koolis ja siis need samad asjad lennuametis. Aga 3 kuud hiljem sul ei ole see enam väga hästi meeles, eks ole. Küsimuste pank, millest me õppisime, see oli 26 000. Ja neid kõiki küsimusi ma nägin vähemalt 2 korda, väga paljusid ka rohkem. Ja õppides nii palju, rohkem kui ma olin elu sees kunagi ennem õppinud, sain ma aru sellest, et ma ei õpi mitte kellegi teise jaoks. Ma õpin selle jaoks, et ma tahan olla enda alal hea. Ja kuigi ka siis 4. õppeaastal ma absoluutselt ei uskunud, et minust kunagi võiks saada piloot. Aga samas ma keeldusin ka alla andmast. Paralleelselt sellele, et me pidime teoorias olema väga tugevad, pidime hakkama seda ka praktiliselt rakendama. Meil instruktorid hoiatasid, et õppida tuleb tõesti hoolega, sellepärast et see hetk, kui sa võtad juhises kinni, see on see, kutsume rooli selleks, siis IQ kukub umbes poole võrra ja vähemalt pool kadus. Ma ei saa teile kirjeldada, kui äge tunne oli see, kui ma ise esimest korda lennukiga õhku tõusin. Ja kui see lennukiga õhku tõusmine tekitas minus valdavalt ainult põnevust, siis maa poole tagasi tulemine tekitas hirmu. See lennukiga katkenud komöödiast, siis kui ma esimest korda lennuvälja poole lendan ja instruktor ütleb mulle, et nüüd on aeg gaas maha võtta ja hakata laskuma. Ma peatusin, ma vaatasin talle otsa ja mõtlesin, kas ta on ära pööranud. Iga rakk minu kehas ütles, et see ei saa lõppeda hästi. Aga mul läks õnneks. Teine väga huvitav hetk oli siis, kui ma läksin mootoririkkeid treenima. Kui meil väga sageli kitkuti mootorid tagant ära, et me õpiksime siis õiget käitumist sellisel juhul, siis kui teha seda raja kõrval, siis ei ole probleemi, sellised maandud ära ja kõik on korras, eks ole. Aga kui see juhtub kuskil põllu kohal, siis on olukord natukene teine. Küll aga, kui sulle tehakse sellist treeningut, siis sul on kuskil kuklas on see mõte, et ta tegelikult ei taha ise ka surma saada. Et tegelikult lõpuks sa said alati mootori tagasi ja tegelikult kõik on korras. Aga tookord ma lendasin ühe endise sõjaväepiloodiga ja selle venna julgus oli täiesti meeletu. Kui me olime laskunud allapoole puude piiri, siis see mõte minu kuklas, see, et kõik on korras, see vaheldus uue mõttega. Ja see uus mõte oli see, et siia ma ka maandun.
Ja siis, kui ma hakkasin eristama neid üksikuid kartulivagusid, ma ei taha teada, need inimesed, kes seal talus seal kõrval elades mõtlesid. Kui ma hakkasin neid eristama, siis ma lõpuks sain selle mootori tagasi ning me läksime turvalisusesse. Huvitav oli ka see, et kuna ma teadsin, et see vend on selline, siis ma panin peale pulsivöö ja pulsikella. Ja pulsikell võttis ka kõrgust, nii et ma sain pärast vaadata, kuidas pulsikella järgi me maandusime ja kus kohas minu see pulss tol hetkel oli. Kui tema jaoks oli kogu asi oli kontrolli all, siis minu jaoks absoluutselt ei olnud. Küll aga mida ma nägin seda, et pannes ennast proovile, ma tõestasin endale kogu aeg, et mida ma suudan. Ja nad tõepoolest hoidsid meid piiri peal. Ma sain läbi nende proovide, ma sain tagasi usu endasse. Ja ma sain aru, et ainukene, kellel ma pean midagi tõestama, olen mina ise. Viimaseks sooviksin ma rääkida teile natukene veel Lennuakadeemiast. Täpsemalt sellest, kuidas sind õpetatakse lendama. Minu meelest see õppe erineb natukene teistest õpetest, sellepärast, et kui arst kellegi ära tapab, siis see on päris halb juba. Aga meie õppe oli see, et kõigepealt, et õhku tõusta lennukiga, mingi tühine pooletunnine lend, sa pidid tegema umbes 2 tundi eeltööd. Ilm, marsruut, harjutus, lennuki tehniline olukord, kõik. Lõpuks said selle rohelise tule, sa said õhku tõusta, eks ole. Õhus olles selle poole tunni jooksul teed seal 3000 viga, maandud ära ja siis hakkab tavapärane vestlus teemal, miks ma teen kõike valesti. Kui aeg läks edasi ja kindlus kasvas ja oskused arenesid, siis aina vähem saime me lennata terve lennukiga. Mainisin seda mootorit, eks ole, aga lisaks sellele mootorile on lennukis oigu palju asju, mida saab ära lõhkuda. Ja kui sai selgeks 1 mootoril lennuk, anti meile 2 mootoriga lennuk. Kuigi selle 2 mootoriga lennukiga mul oli täpselt selline tunne, et enamus aega ainult 1 mootor töötas. Ja kui meile veel päris lennuki peale halastati, siis simulaator jäljendab päris hästi seda, kuidas lennuk lendab, küll aga sellega on lihtsalt hästi palju raskem surma saada. Meile enam armu ei antud. Seal hoiti meid kogu aeg viimasel piiril. Läheme nüüd ajast edasi 1,5 aastat. Töötame enda praeguses ettevõttes ja käimas on tavapärane iga pooleaastane treening. Vedas mulle, et mul seekord oli kõrval mu lemmik Prantsuse kapten, Frederic. Lendame siis 8 seal õnnelikult koos, eks ole, ja esimene rike, mida meile antakse, on see, et meil lastakse kokpiti suitsu. Tegevus on teada, eks ole, suitsu on kokpitis, sa paned hapnikumaski pähe. Kui sa paned hapnikumaski pähe, siis sa kõlad nagu siuke Dark Vader. Sa kõigepealt itsitab 5 minutit, 5 sekundit, 10 sekundit ja lendate rahulikult edasi. Järgmiseks, siis instruktor, kes me selja taga istus, tegi meil elu sellega põnevaks, et ta andis meile voolukatkestuse. Kõik lõpp pimedaks. Enamus süsteeme ei tööta enam, eks ole, kaob ära automaatika ja siis sul on 5 ekraani, mille järgi sa seda lennukit oskad õhus hoida ja nendest alles sulle 2 tükki, mis siis on kapteni ees. Aga ka see on selline olukord, millega me saime päris hästi hakkama. Kuid siis tegi instruktor väga hea lükke, tehes minu elu äärmiselt põnevaks, lastes sellel kaptenil mängult hinge heita. Äkitselt olen mina üksinda, Dark Vaderi kostüüm peal, lendan lennukiga, mis väga hästi ei tööta ja vaadates ja kasutades selleks siis kapteni ekraane. Aga ma maandusin ära selle lennukiga. Ma tegin teel maani väga palju vigu, aga ma oleksin saanud teha väga palju rohkem neid. Nagu koolis juba kombeks sai, siis ka pärast seda istume koos maha ja hakkame vaatama. Me vaatame üle, mis läheb õigesti ja mis läks valesti. Minu meelest selline õpe on väga huvitav. Sellepärast, et kui ma täna siia tulin, siis tahtsin teile rääkida mõnest enda läbikukkumisest. Ja ma pidin pikalt järgi mõtlema ja mul tunne, nagu mul ei oleks neid. Aga siis ma sain aru, et vastupidi. Mul on neid nii palju, et ma lihtsalt ei pea neid läbikukkumisteks. Mitte ükski piloot ei sünni võimega lennata. See tuleb sul läbi vigade. Aga mida meie teeme, on see, et esiteks sa aktsepteerid enda vigu. Sa tunnistad endale, et sa tegid vea. Teise asjana sa hakkad analüüsima, miks see viga juhtus. Ja 3. sa üritad seda viga rohkem mitte teha. Mina olen selle võtnud üle enda igapäevaellu. Kas teie olete kunagi pärast seda, kui te saate kätte kontrolltöö, mille indekst saite 3 avanud kodus, heast tahtest, siis uuesti õpiku ja teinud selgeks selle endale? Mina ei teinud seda mitte kunagi. Ja ma ei oleks osanud seda teha, kui seda ei oleks mulle täpselt niimoodi selgeks õpetatud. Minu meelest selline vigadest õppimine on äärmiselt oluline. Ja ka näiteks pärast tänast, kui ma lähen koju, siis ma mõtlen hoolega järgi. Mida ma tegin täna õigesti, aga mida ma oleksin saanud teha palju paremini.
See, et te täna kõik siia tulite, see on minu meelest juba väga suur ja väga õige samm. See on suurem samm, kui mina omal ajal tegin. Te juba pühendate aega sellesse, et teada saada, kelleks te tahate saada. Mina olen viimane kõneleja ja te olete vastu pidanud isegi minu jutu lõpuni. Ja mina ei seisa teie ees kui kõige parem piloot. Ma ei ole seda praegu ja ma ei ole seda mitte kunagi. Mul ei ole neid tiitleid, mis olid minu eelkõnelejatel. Küll aga ma seisan teie ees kui inimene, kes on aru saanud, mida ta tahab teha. Ma olen leidnud enda jaoks ala, kus ma näen enda puudusi ja ma tunnen, et ma tahan paraneda. Peaaegu iga päev on minu jaoks uus väljakutse, aga ma võtan need rõõmuga vastu. Ma soovin, et teie jõuate kunagi sama kaugele, et te leiate endale ala, mis teile meeldib ja kus te tahate edasi areneda. Ainuke asi, mis teid tagasi hoiab, olete teie ise. Aitäh teile! Jaa, lennundus on üks väga põnev valdkond, ma isegi ei kahtle selles. Ja ma arvan, et praegu siin saalis olevatest inimestest puutuvad lennundusega, kes hakkavad seda kunagi õppima, kõigepealt kokku ikkagi sisseastumiskatsetel. Äkki oskate rohkem ja täpsustamalt rääkida, millised need sisseastumiskatsed on Eesti Lennuakadeemias? Kui täiesti aus olla, siis ma ütleksin, et need on katsed, milleks on kõige raskem valmistuda, sest nad põhimõtteliselt testivad teie loogikat, mõtlemisvõimet, aga samal ajal, nagu ma kirjeldasin, tänu selle ajalisele survele, ma nägin enda kõrval inimesi, kes siis hoidsid 2 käega peas kinni. Ja kui sa hoid 2 käega peas kinni, siis vaevalt sa suuga hakka kirjutama, eks ole. Ehk siis see stressikogus on meelega tõstetud seal hästi kõrgeks, sellepärast, et ka lennukis enamasti ei ole alati väga rahulik. Ja nad tahtsidki panna meid proovile ning nad suutsid seda simuleerida väga hästi. Mul isiklikult tegelikult meeldis üks asi veel, kui me olime katsetel, siis mingi hetk hakkas tuletõrjealarm hakkas tööle. Ma olin täiesti veendunud, et see on katse osa. Ma hakkasin naerma selle peale ja ma tegin edasi. Ja siis ma kuulen, mingid vennad jooksevad mööda koridori, kurat, pange see kinni! See ei olnud katse osa. Mina olen ka neid samu katseid teinud, et lennujuhid pidid samamoodi need läbima ja siis minul toimusid keset suve, 30 kraadi oli sooja, ventilatsioon ei töötanud ja psühholoogilised testid kestsid 7 tundi järjest. Ja seal anti kogu aeg iga mingi 20 minuti tagant anti uus ülesanne kätte, täiesti seinast seina matemaatikat, siis anti sulle üks paber, kus sa pidid joonistama 10 pisikest pilti. Joonistasid pildid ära, tuli jälle vahepeal mingit matemaatikat ja asja vahele, siis anti uuesti see sama paber, enam-vähem samade alusjoonistega, nagu su eelmised joonised olid, ja sa pidid panema nendel piltidele nimed. Et see oli täiesti uskumatuid ülesandeid. Ma mäletan seda ja minu üks parim oli veel seega, et kõige esimese asjana anti sulle leht, mille peal on siis 10 mingit abstraktset, lihtsalt kasti sees mingid jooned või kriipsud või mingid asjad, eks ole. Ja sulle öeldi, et õpi need pähe. Sulle anti mingi 30 sekki aega või minut aega, eks ole, vaata neid. Sulle anti 5 tundi hiljem, anti siis leht, mille peal on 40 pilti ja öeldi, et otsi nüüd ülesse. Täiesti absurdne. Ja päris lõpus tuli seal kuskil ligi 300 küsimust sinu enda iseloomu kohta ja kõigele, kuidas sa mingile situatsioonile reageerid. Ja mul on üks küsimus väga hästi meeles. Selle asja point oli see, et oleksite ausad, et nad tahtsidki teada saada, et kas te kuidagi üritate ennast paremaks teha, kas te olete usaldusväärne inimene või te olete natukene sneaky, mis võib teid tegelikult panna kahtlasesse olukorda, kui te ükskord olete väga vastutaval positsioonil. Mina tegin. Ja minul oli selline küsimus, et kas sa sõidaksid bussis jänest, kui sa tead, et sa kindlasti vahele ei jääks? Ja ma vastasin jah, sest ma sõidan niikuinii päris tihti jänest. Ja ma läbisin need testid. Minu üks parim küsimus seal oli ka küsimus, kas sa tahad saada piloodiks. Pidin pikalt järele mõtlema, panin igaks üks jah. Väga hea. Jim, on sul küsimusi? Jaa, ma lihtsalt imetlen piloote üleüldse, sest et ma olen väga suur kosmosefänn ja süke kosmonautika huvitab mind ja olles tutvunud kosmonautide karjääriteekonnaga või sellega, et mida nad peavad läbima selleks, et üldse jõuda sinna, siis üks oluline teetähis on see, et sa pead olema piloot
paljuski selleks, et jõuda sinna tasemele, kuhu ma oma unistustes väiksena tahtsin jõuda, oleks pidanud alustama sellest, et tuleb minna näiteks Eestis siis Lennuakadeemiasse. Nii et ma kadestan teid, et te olete nii palju lähemal minu kosmoseunistusele kui mina ise. Ma oskan isegi sel teemal nii palju täpsustada, et kui ma vaatasin filmi Marslane, siis tabas ka mind see soov, et kunagi tahaks kosmosesse minna, siis ma googlesin välja, et tõepoolest jah, et 5000 tundi siis jeti peal, siis võid minna raketiga lendama. Ja, nii et ma lehvitan teile, kui te lähete ja nutan kibedaid pisaraid. Aga publiku seast on ka tulnud küsimusi, kas teie olete kunagi lennukis oma elu pärast kartnud? Siin oli näiteid muidugi sellest õppeperioodist, aga ilmselt küsimus puudutab nüüd seda igapäevaelu või sellist tööelu. Igapäevalennundus on nii pehmo. Nagu see, mida me tegime seal koolis, nagu see, kui palju nad suutsid sulle asju ära lõhkuda, siis pidid ikka lendama selle lennukiga ja siis see, kui sa lähed sinna simulaatorisse, nii et nagu mitte midagi ei tööta, siis igapäevalennunduses mul on olnud paar riket, aga need on ka olnud sellised, et nagu halvimal juhul ükskord ei tahtnud ninaratas välja tulla, aga nagu samas nagu sul ei ole vaja seda, et maanduda, et sa oled ikka ära maanduda ja keegi sa surma isegi. Et selles suhtes ma ei ole päris elus kunagi kartnud. Ma tahan natukene seda teemat laiendada ja täpsustada, on see, et mina töötan Nordicas ja ma ei lasku seal detailidesse sellepärast, et võib-olla on tegemist asutuse sisese salajase infoga, aga tihti lennukid lendavad ka siis, kui neil on mingi rike, ehk siis piloodidel on see MEL, ehk siis minimum equipment list, et väga tihti võib olla lennukil mingi rike ja siis on antud teatud ajapiirang, et see lennuk võib selle rikkega lennata näiteks 10 päeva või ainult valges, kui mingid näiteks maandumistuled ei põle või mis iganes. Et kuidas teie suhtute sellesse, et lennukid ikkagi hoolimata sellest, et nad suudavad lennata, võib mõni lennuk näiteks 3-4 rikkega isegi lennata? Taaskord, kui sa mõtled selle peale, kui keeruline süsteem on lennuk ja kui sa eeldad, et on nagu iga väiksem asi ja ka vahel on need väga naeruväärsed asjad, näiteks minu päikesesirm on MEL, et kui mul see päikesesirm ei ole, siis tähendab seda, et tohid ainult 10 päeva lennata sellega. Olgem ausad, me lendame praegu peaaegu ainult öösel. Kas mind tõesti huvitab see? Kuigi ma pean tunnistama, et näiteks kõige tüütum MEL item, kõige tüütum viga, millega see lennuk võib lennata, on siis, kui sul pole autopilooti. See on asi, mis me saame kõik sellega hakkama, eks ole. Aga mille jaoks autopiloot on see, et teate, kui igav on hoida 2 tundi lennukit täpselt samas kohas paigal või? Kujuta ette, et ma annan teile kätte selle klaasi ja ütlen, viitsid 2 tundi hoida seda või? Väga hea. Siin on selline küsimus, et kas naispiloote on ka olemas? Ei, muidugi on. Naispiloot on ja näiteks minu kursusel oli imeline tüdruk Heidi, kes siis oli meie seast kaugelt kõige parem. Et naispiloodid on väga-väga tublid, kuigi on olemas veel mingil määral seda vanaaegset suhtumist mingi vanemate pilootide seas, kes siis arvavad, et ainult mehed peaksid olema piloodid, aga lennundus on piisavalt uuenduslik, et see ei ole absoluutselt mingisugune faktor enam. Jaa, ma tahan ühe korra ära mainida, et ma lendasin kunagi Estonian Airiga naistepäeval ja nad olid teinud sellise lennukimeeskonna, kus kõik inimesed olid naised. Mõlemad piloodid ja siis cabin crew samamoodi. Ka minu firmas on seda ette tulnud. Kuna neid on veel nii vähe, siis nad teevad alati pilte sellest, siis vaadata. Milline näeb välja teie tavaline tööpäev ja kui tihti te lendate? Palju teil aega on? Tavaline tööpäev on väga lihtne. Lähed tööle tund 10 enne seda, kui lend peab välja minema, siis te vaatate üle taaskord selle ilmaasjad, eks ole, mis alguses võttis 2 tundi, siis nüüd võtab 10 minutit. Vaatate üle ilma, vaatate üle lennuki, siis te lähete lennukisse, teete ära. Ma nii palju pean mainima, et kõik asi on hästi standardne, et nagu sa lähed iga hommik teed täpselt sama asja. Selle mõtte ongi lihtsalt see, et kui see oleks erinev, siis sa unustaks midagi ära. Et sul on see täpselt see, kuidas sa seadad asju paika, siis saate lennuki valmis ja lähete lendate. Mina lendan, mul on praegu väga hea kuu, ma lendan see kuu hästi vähe, aga ma olen lennanud aasta aja jooksul 770 tundi, ma just tegin statistika paar nädalat tagasi. Ja see 770 tundi tuli siis 560 lennust. Ja mida siis hästi palju ka veel tahavad küsida on see, et kas sa vahel ise ka lendad või lendab ainult kapten, siis nendest 560 maandusin ma mingi 240 ise ära. Ehk siis, jah, kui keegi tahab täpsustusi, siis võite pärast küsida. Siin soovitakse täpsustusi teemale, millega Henri siin kelkis, nii et sina nagu tegid selle otsa lahti ja ilmselt sina pead ka esimesena vastama. Et kui palju need lennupiletid siis maksavad teile ka? Põhimõtteliselt ma
vot meil on erinevad firmad, et mina töötan Nordicas, tema töötab Air Balticus kas sa lendasid äriklassis ka või? ja äriklassis ma tegingi tiiru ümber maakera. et põhimõtteliselt on, ma toon näite, et minu lennupiletid Tallinnast Los Angelesse SAS-iga lendasin ja vahemaandamine oli Stockholmis, maksis 120 eurot, aga ma tõstsin selle edasi siis business classi ja ehk siis mul oli tool, mis läks voodiks, mul oli kogu aeg söögid-joogid, enne seda business lounge olemas, siis tuli 100 eurot juurde, ehk 220 eurot. Sealt lendasin Hawaii'le 60 euroga, Hawaii'lt Jaapanisse 90 euroga ja 110 euroga tulin tagasi Euroopasse. Päris hästi. Ja. Mina plaanin lennata Riia, Frankfurt, Bangkok, Ho Chi Minh, Bangkok, Melbourne, LA, Houston, Costa Rica, ma ei mäleta seda lennujaama, Miami, Kopenhaagen, Riia ja see on 1400 eurot mul. See on ka väga hea. Ja kui pikk reis on? Olen palju mu töölt vabaks saan. Ma veel ei tea graafikut. Väga hea. Nii, tuleb veel. Meil kahjuks ajasurve pitsitab ja me peame selle arutelu nüüd siis kokku tõmbama. Siin on veel paar küsimust, kes on julged, siis võivad ise läheneda ja küsida. Aga igal juhul ma kuulsin, et inimesed ahetasid ja ohetasid, et nii soodsad lennupiletid ja nii. Et ega see vist nagu kergelt kätte ei tulnud, on mulle jäänud mulje, et selle jaoks tuli ikka päris palju õppida. Võimatus ei ole. Aga võimatus Tartusse, ei ole. Eesti Lennuakadeemiasse 4 aastat hiljem olete siis mõnes lennufirmas tööl. Ja see on huvitav tõuge iseenesest, et miks minna Lennuakadeemiasse, sest ma tahtsin nagu odavamalt lennata. Miks mitte, kui see sind käima tõmbab, siis ka selle pealt võib-olla annab kuskile jõuda. Aga suur aitäh ja kõrget Oli väga lennu! mõnev.